Noored tahavad ikka koos olla, ühiselt üritusi korraldada, suhelda ja nad ei hooli tavaliselt omavalitsuse piiridest. Meie ülesanne ongi nendele anda need võimalused ja tingimused, et nad saaksid ühiselt tegutseda. Omavalitsuste vaheline koostöö on kindlasti vajalik, äärmiselt vajalik. On ta siis erinevates huvitegevustes, igapäevategevuses, lihtsalt suhtlemises, kuid kõige tähtsam on, et see tegevus ei jääks vaid paberile, vaid toimiks ka reaalselt. Ja selleks soovin ma tõsist edu. Eks ta tegelikult on ju nii, et ega see alla kirjutatud paber ei pane noorsootööd tegema. Et see paber on pigem kinnitus sellest, et need omavalitsused, kes sinna paberile on alla kirjutanud, peavad enda jaoks noorsootööd tähtsaks. Aga pigem jah, on see formulaarne juurde jõu andmine kui reaalse tegevuse tegemine. Tähtsam on ikkagi tegelikult see, et paberile järgneks ka reaalne tegevus. Memorandum on selles suhtes hea, et sinna saab, nagu öeldakse, grupp tähtsaid ametnikke saab allkirja anda ja ükskord isegi, selle allkirja andmise all ta hakkab mõtlema, et millele ta allkirja andis ja tulevikus, allkirja andmine on ka teatud kohustus. Ma arvan, et ikka on vajalik, et kõik dokumendid, mis puudutavad koostööd, on hästi olulised, et üksi oma nurgas olles ei suuda midagi tihti ära teha, aga koos suheldes tekib rohkem mõtteid, on rohkem võimalusi, et alati on kasulik ja mõistlik koostööd teha ja see ju seda tähendabki, et ollakse kokku leppinud, et teeme midagi koos, suhtleme rohkem, ajame koos ühist asja, et kindlasti on oluline ja loomulikult üks on paberi kirjutama, teine on ka selle rakendamine, et sinna peab tulema ka alati järgi see rakendamine ja tegelikult ka tahe koos teha ja tulemused, et koos ka tehtaks. Jah, loomulikult on see äärmiselt oluline. See näitab ikkagi omavalitsuste kindlat tahet teha koostööd, arendada noorsootööd ja kahtlemata selline koostöö annab ju vastastikku väga palju, annab kogemusi ja oskusi juurde ja laiendab ka meie noorte tutvusringkonda, silmaringi ja see on väga, väga vajalik ja mul on hea meel, et see omal ajal sõlmiti. Loodan, et see koostöö jätkub siin hulk aastaid ja et ükski omavalitsus sellest nendest, kes alla kirjutasid, ei lange välja, vaid et see koostööring laieneb. See oleks tore. Keila linna noortel on head võimalused olnud nii vaba aja veetmiseks kui enda arendamiseks. 10 aastat tagasi loodud noortekeskus on kogunud populaarsust. Seda külastab päevas ligi 100 noort. Seal on palju erinevaid huvitegevusi, palju erinevaid üritusi, noored on ise aktiivsed ja noortekeskus omab häid ruume, neid on remonditud, laiendatud, kuid loomulikult suurim väärtus on sealsed töötajad. Ja Keila linn nooreneb pidevalt ja juurde tekib aktiivseid noori. Meil tuleb leida nendele võimalusi ja tingimusi ka edasiseks tegevuseks. Ja südamest loodan, et ka linna eelarve jõuab sellega sammu pidada. Tahame oma noori ärgitada ettevõtlikkusele, et tegelikult praegu meil ongi töös noorte ettevõtlikkuse arengukava, kus me siis soovime viia kokku noored ja ettevõtjad ehk et ka ettevõtjaid kooli kutsuda rääkima, mida nemad teevad, et tekitada noorte suvi, mida edasi minna õppima, võib-olla juba väga varajases staadiumis luua seal suhteid, et noortel tekiks mõtted, et see on mõni unistuste töö, võib-olla mõni ettevõtja tahab noort toetada, et suunata just noori ettevõtlikkusele ja sellele, et nad näeksid, kui palju meil tegelikult on vallas erinevaid ettevõtjaid ja mis võimalused neil kõik koduvallas on. Loomulikult teeme kõva tööd Rae õpilasmalevaga, et malev iga aastaga muutub aina populaarsemaks. See omakorda ärgitab noori ettevõtlikkusele soovile teha tööd ja ka suvel leida rakendust oma vabal ajal ja teenida ka väike taskuraha.
et me tahakski näha, et meie noored oleksid aina aktiivsemad, nad on seda praegu ka muidugi. Ja üks oluline valdkond, milles ma arvan, et me võiksime areneda ja mida noored võiksid rohkem teha, on igasugused välisprojektid, et rohkem maailmas ringi käia, vaadata, kuidas mujal asju tehakse ja siis nende mõtetega siia tagasi tulla ja neid siin rakendada. Et ma loodan, et me selles suunas suudame ka palju tööd ära teha. Sauelo noorsootöö osas toimunud väga suured muutused ja edasiminekud. Et meil on valminud uus noortekeskus, kus on märksa avaramad ja paremad võimalused tegutsemiseks kui vanas noortekeskuses. Meil on vahepeal ehitatud mitmeid objekte, skatepark valmis eelmisel aastal. Nii et edasiminek on olnud üsna suur. Aga mis puudutab järgmist 5 aastat, siis ma usun, et just need meie avarenud võimalused annavad ikkagi suure hoo noorsootöö edasiseks arenguks. Meil on personal noortekeskuses hästi nooruslik, meil on hästi aktiivne ja tubli uus noortekeskuse juhataja Kristi ja ma pean kõiki neid inimesi, kes meil seal töötavad, väga kiitma, sest tõesti kõik see, millega tegeletakse, see on väga vajalik, väga positiivne ja ma ei oska öelda, siin vist ei jõuakski üles lugeda kõike neid valdkondi, millega tegeletakse, millega tehakse, on erinevaid ringe, erinevaid üritusi, laagreid, töömalevaid. Nii et kõik see jätkub, kindlasti tuleb neid igasuguseid häid ideid ja mõtteid juurde aja jooksul, mida tehakse. Mina näen Saku valla noorsootöö arengut järgmise 5 aasta jooksul igal juhul päikeselistes toonides, et analoogse ilmana nagu täna väljas, et noorsootöö on Saku valla jaoks oluline ja me usume, et arengukava menetluses me leiame ka neid täna kitsaskohaks olevaid teemasid käsitleda ja leiame võimaluse noorsootööle veel täiendavalt tuge juurde panna. See küsimus paneb kohe mõtlema, ma saan aru küll, et see noorsootöö on, nagu öeldakse, noorte kätes, et omavalitsus saab nagu toetada ja ergutada ja tagant tõugata. Mulle isiklikult meeldiks, et kui noored saaksid, ütleme, vanade kaasabil ise oma asjadega hakkama. Jah, tahaks kõigepealt tervitada kõiki ja tänada selle eest, et meie noortega tegelete. See on äärmiselt tänuväärne ja vajalik töö. Sellepärast, et noored on meie tulevik ja kui nendega ei tegeleta, siis võib see tulevik olla üsnagi mitte selline, nagu me soovime. Aga just see, et te kõik südamega oma töö juures olete ja teete seda rõõmu ja lustiga, see on tore ja ma soovikski teile, et just seda rõõmu ja lust ja teotahet jätkuks ka edaspidiseks. Võib-olla ütlekski, et olge julged ja tegutsege hästi innukalt ja pange noored endaga koos tegutsema ja kutsuge neid kaasa ja kaasake ja rakendage hästi palju värskeid ideid, et olge just julged, et ärge kartke, et võib ebaõnnestuda, aga samas tulebki proovida, et muidu tulemust ei tule. Nad tahaksid, et nendel oleks, ütleme, tahtmist noortega tegeleda, et nad ära ei väsiks, sest noored on, täis ideesid ja tahtmist, et nendel noorsootöötajatel ikka vaim värske püsiks. Ma tahaksin kõigepealt neid julgustada, et te teete tõsist ja tubli tööd ja
ja kui mõnikord võib teil tekkida tunne, et see töö ei ole tähtis, siis tegelikult tegemist on äärmiselt tähtsa tööga ja ma usun, et kõik kohaliku omavalitsuse juhid, kes siin minuga samamoodi kaamerasse räägivad, ütlevad sama asja ja te teete tähtsat tööd. Head noorsootöötajad, teie töö on palju keerulisem, kui see välja võib paista. Nõuab ta siirust ja pühendumust, pedagoogilisi ja psühholoogilisi oskusi, võimet noortega olla ühel lainel, omada juhi kogemusi, olla noortele eeskujuks ja liidriks. Vägisi hambad ristis seda tööd ei ole võimalik teha ja ka töötasu ei ole suurim. Kuid noorte tänu ja tunnustus tõenäoliselt on raske rahas mõõta. Teist sõltub paljuski noorte edu tulevikus ja ma soovin teile edu ja jõudu selles tänuväärses töös.